Tere jälle! Täna vaatame siis korraks peale, mis tegelikult hakkab toimuma vihmase ehk märja ilmaga, eks ju. Külgi filmimise jaoks on meil ilus kuiv ilm praegu, aga mine tea, millal sadama hakkab. Kõigepealt siis natukene sellest, et ma ei hakka seletama lahti teile erinevat vihmavarustust ja kõike seda võib poes igaüks seletada, aga ma räägin nüüd hästi lihtsalt ära selle, kuidas meie kasutame vihmavarustust ja kõike seda. Ja me teeme seda tavaliselt natukene alati teistmoodi kui nii-öelda tavamootorattur. Põhjus on hästi lihtne, sest kui me oleme õppesõidutundides ja meil käivad õppesõidutunnid, eks ju, siis me teinekord päeval anname 10 õppesõidutundi ja kui päev otsa sajab vihma, siis me oleme 10 tundi reaalselt vihmas. See tähendab seda, et see tavavarustus, mida meile müüakse poodides, meil ei ole sellega midagi teha, see ei tööta meie jaoks. Ja täpselt samuti ei tööta see tavavarustus meie jaoks siis, kui me oleme kuskil mototurvel. Kõige pikem mototurve, mille me oleme teinud läbi padusaju, sõna otseses mõttes läbi padusaju, on üheaastane mingi Grand Fondo, see oli Eesti Vabariik sai 100, Grand Fondo Tartust Tallinnasse, mis hakkas hommikul kell 8 põks. Kui me hakkasime sinna minema 7:30 hakkas vihma sadama ja kell 21:30 olime me Tartus tagasi Olerexi tanklas. Ja kõik see oli lausvihmas. Nii. Ja nüüd tekib küsimus, kuidas see üle on võimalik elada. Kui ma nüüd vaatan korraks, ma võtsin oma sõidujope siia. Kui ma võtan nüüd kevadine aeg, siukene sõidujope, mida kasutan, siis sellel on mul kõik 3 kihti praegu sees. On siis nii-öelda see soe kiht, eks ju, mis on niuke dermatiiniga ja siis siit järgnev kiht on siis tegelikult on meil siin siis see vihmakile kiht, eks ma korraks teen ta lahti lihtsalt, näete. Tänapäeva varustusel ongi siis see, et öeldakse, et okei, et sul on riidevarustus ja vihmakile on siin. Ja kõik see on väga tore. Sellega on nagu väga lahe, kui sa lähed selle riietusega sõitma siis, et vaatad ilma, äkki vist kerge vihm tuleb, ei ole hullu, ma elan üle. Ja selle sa eladki üle, et kui sa jääd. Aga kui ma peaksin nüüd selle varustusega, selle sama riietusega sõitma päev otsa vihmas, siis uskuge mind, ta läheb rõvedaks, ta vetib läbi, sul on ebamugav, kõik see on jama tegelikult. See on ära katsetatud asi. Kuidas nüüd saada mugavalt hakkama, et sa näed, sul oli plaan kuhugi minna ja sa tegelikult vaatad sinna, ossa on niuksed pilved, et pilt selge, ma pean vihmas sõitma. Kuidas sõita vihmas mõnusalt, kuidas oleks endal kõigepealt mõnus ja siis kuidas ka ohutult vihmas sõita, siis sellest räägime ka. Nii, vaatame siis korraks, mida me vajan ehk mida meie siis kasutame. Siin on ka, et me oleme nüüd kõik need asjad järgi katsetanud ja aastate jooksul leidnud enda jaoks kõige paremad asjad, mida siis kasutada on, nii et meie arvates muidugi, eks ju, et jällegi on arvamusi erinevad. 2 kilekotikest. Võtame need välja ja ennem kui ma need avan teile korraks, siis ma siit näitan veel ühed asjad, et on siis veel olemas, kuna meil on 2-suguseid kilepappusid, mida me kasutame, siis tegelikult ühed väga head kilepapud, et mul on nüüd selleks aastaks täiesti uued nad olemas, sest eelmised lihtsalt kulusid läbi, on siis sellised kilepapud, mis käivad saap otsa. Nende pappude puhul on selles mõttes hea, kui sa sõidad niisama, on väga mõnus, et näete, siit ei tule alt vesi sisse ega midagi ülimalt hästi töötav asi, väga okei. Aga meil vahest päeval väga keeruline kasutada, kuna me kõnnime hästi palju mööda platsi ja sama ka turvetel, kus me teinekord peame palju ratta pealt maha käima, siis ta ei ole võib-olla jälle kõige parem, kulub kiiresti läbi. Eks mis siin salata, meil kuluvad siin asjad ikka kiiresti läbi, on ju. Nii, aga vaatame siis see, mille ma nüüd nagu kiirelt siit on vaja selga saada, et vihm hakkab sadama ja nüüd oleks vaja riided selga panna. Kõige ideaalsem variant on alati vihmaga see, kui sa suudad seda ennetada, ehk sa vaatad taevasse, mõtled, ai hakkab sadama, ma panen kilet selga ära. Sellega on veel 1 pluss. Äkki siis ei hakka üldse sadama. Aga nüüd, kui on siukene olukord, et juba hakkas vihma kallama ja mul kilesid ei ole seljas ja ma pean need nüüd selga panema, siis tegelikult on juba nagu riided saanud niiskeks ja sa pead need kiled tõmbama võib-olla kergelt juba nii-öelda vihma saanud riiete peale. Ja siin on üks hästi oluline nüanss. Kindlasti, mis asi ei sobi, on voodriga kiled.
ehk kui meil on mingisugune kilekomplekt, millel on vooder sees, siis seda te enam peale ei pane. Ehk see on meil ära katsetatud teema. Nii, aga vaatame siis kiiresti, oleks vaja nüüd ruttu selga panna midagi, et võtsin oma kotikese lahti ja nüüd sellesse ühte kotti on vaadake mitu asja kokku pandud. Opa, kilepüksid, paneme korraks siia peale, kohe ma näitan, ja nüüd kilepapud. Ja nende pappude puhul on siis see asi, et jällegi vaadake, need tõmmatakse nüüd kiirelt, saan siia saabaste peale tõmmata, alt on siis jääb tald lahti ja nende pappude pluss on siis see, et ma saan nagu kõndida nendega paremini, et tal ei ole seda alumist osa. Papu miinuseks on siis see, et kui saapad tald, et kui vihm on, siis ta ikkagi natukene võtab sealt niiskust sisse, eriti kui saapad on juba natukene siin kuskil ninad maha sõidetud, kõik siuksed asjad. Aga iseenesest hästi mõnus asi ja mis on nende asjade tõsine pluss, vaadake, ilus kollane, sa oled nähtav. Ja see sama asi, mis siis on ka täpselt samuti nüüd kilepükste puhult siit siis see, et näete, kogu kileriietus, mida meie kasutame, on ainult kollane, et oleks nähtavus. Ja üks oluline asi jällegi näete, siin ei ole voodrit. Et me ei kasuta voodrit, et ma saan selle riietuse alati väga lihtsalt selga. Nii, ehk see on siis nii-öelda kilekomplektis ja nüüd teine asi, et see on nüüd alumine osa ja nüüd, kui ma võtan siit lahti, siis nii-öelda ülemise otsa kilekomplekti osa, et siis vaatame, ega siit tuleb ka veel lisavarustust välja, aga see ei ole ainult, näed küll, et on, aga tegelikult on siin natuke rohkem. Et nii, kuna ma keerasin ta siin üks päev rullist, natuke. Nii, ja näete, siit tuleb nüüd välja, mis asi? Opa, kilejope. Nii, siis kohe nendeni me jõuame. Ja nüüd kilejope, näete, hops, jällegi põhiline ilma voodrita, eks ju, ja hästi lihtsalt selga pandu, väga ideaalselt töötav asi. Ja kui nüüd ei raatsi osta võib-olla spetsiaalselt mootorratturitele mõeldud kileasju, siis kõige lihtsam on ehituspoes ehitustöötaja kiled. Töötab muide väga-väga hästi ja hoiab vihma ära, mis on nagu peamine ju. Peamine on alati see, et sa jääksid kuivaks, eks ju. See, kui sa oled 10 tundi vihmas, reaalselt, sa oled kiledes, kogu aeg vihma kallab, siis ega midagi ei ole, ega see alt tuleb ka see niiskus, et ikkagi lõpuks on riided natukene niisugused võib-olla niisked asjad, aga sa ei ole läbi märg, sa ei ole piltlikult öeldes munadeni märg, sa elad selle päeva normaalselt üle. Ja nüüd kõige hullem asi alati vihmaga sõites on see, et käed hakkavad külmetama, et külgi meil on, eks ju, ees tsiklil on ka need tuulekaitsmed, aga need ikkagi ka minul jookseb siit tuul läbi, ma peaks lisakaitsmeid panema, aga ma ei ole pannud seda. Ja kätel hakkab külm. Võib-olla sul võivad olla käesoojendused, aga üli ebamugav on see, kui käsi on läbi märg ja sa pead sellega tegema. Üks asi on see, et sa ei saa läbi märga kinnast enam kätte ja sada häda. Siis tegelikult on olemas ühed väga kistid asjad, mille me oleme avastanud jällegi pool kogemata. Näete, tundub niisugune, kuidas ma ütlen, niisugune täielik tõloks niisugune. Tegelikult on niisugune spetsiaalne kinnas. Ülipehme, ülimugav. Neid kindaid on ka hästi erinevaid, et meil on ka jällegi kõik on läbi katsetatud ja nüüd, kui ma ta kätte panen siia, nii, panin ta siia peale, siis ta on, näed, vaata, tundub nagu hästi kohmakas asi. Tegelikult ta ei lase tuult sisse, ta hoiab, kõik näpud on koos, kindas on soos, sa võid sõita õhukese kindaga siin sees väga hästi ja nüüd, mis põhiline, näete, kui ma panen ta siia eeblitele ka, siis ta jääb küll siia, aga kõik eeblid, kõik asjad, kõik nupud on üli hästi tunnetatavad. Ehk selles mõttes, et see välimus on sellel kindal üli petlik, aga tegelikult viimases ilmas ülivajalik, ülimõnus asi. Et need ongi need lihtsad asjad, lihtsad riided, mida võiks või just kilekomplektidena, mida võiks kasutada, kui sa satud vihma ja alati ongi see, et peamine, et need on kaasas, siis ei hakka vihma sadama. Kui sa unustad nad koju, siis tuleb raudselt vihm. Nii et selles mõttes niisugune mõnusad lihtsad asjad, muretsege endale ajapikku need ja teil on vihmas mõnus ja turvaline sõita lihtsalt. Aga kuidas nüüd sõita vihmase ilmaga ikkagi ohutult ja turvaliselt? Et väga palju on siin tegemist niisuguste psühholoogiliste aspektidega, et kui hakkab vihma sadama, siis mis siin salata, enamus inimesi hakkab kätt väristama. Et üks asi on mingid müüdid,
teine asi on mingi foorumites liikuvad jutud, kõik siuksed asjad. Ehk me vaatame siis selles videos peale ka sellele, et kuidas on ratas siis juhitav vihmas ja kas ikkagi on see, et kui on märg asfalt, et ma ei saa enam midagi teha, siis ette rutates ma võin öelda, et te saate kõike teha. Kui teie sõiduasend on paigas, kui te ise teate, mis te rattaga teete, siis te suudate sõita olenemata sellest, milline on nii-öelda teekatte seisund, on ta siis kuiv või on ta siis märg. Ja nii kui me vaatame, siis saab täiesti vabalt sõita täpselt samamoodi slaalomeid, tagasipöördeid, kõiki asju saab teha samamoodi nagu kuiva ilmaga. Lihtsalt alguses ongi see hirmuefekt, appi, ei tea, kas ma saan teha. Hakake vaikselt proovima ja proovige, uskuge mind, te saate seda teha. Eriti kõik platsiharjutused, slaalomid, kaheksed, kõik need, vahet ei ole, kui palju seal vett on, kuna meie liikumiskiirus on ikkagi selliste harjutuste puhul väike, siis ärge arvake, meil ei teki mingit vesiliugu ega mitte midagi sellist. Jah, kui me teeme pidurdusharjutusi, siis pidurdamise puhul hakkab kindlasti märg teekate natukene mõjutama. Ja see pidurdusmaa läheb natukene võib-olla pikemaks, mitte võib-olla, aga natukene lähebki pikemaks. Tihti arvatakse, et ta läheb väga palju, aga see pikkuse vahe on suht väike, et isegi õpilased suudavad pidurdusharjutusi teha niivõrd hästi, et seda vahet nagu väga ei hinda seal. Lihtsalt ongi see, et alati kui on märg ilm ja ma alustan pidurdusharjutusi, alustage rahulikult. Jällegi, väikeselt kiiruselt, natukene suuremale kiirusele. Ehk teil peab endal tekkima nii-öelda julgus minna vaikselt step by step edasi. Nüüd, kui me teeme põikeid, siis samamoodi põige öelda, vesi on maas, ei tea, kas põigata võib. Loomulikult võib. Kõik see kiirus, mida me linnakiirusel kasutame, see on siis see 40-55 kilti tunnis sinna vahesse, kus te siis sõidate. Sellelt kiiruselt märja asfaldi peal võib kõik asju julgelt teha. Vesiliud hakkavad meil tekkima seal suurematel kiirustel, on see siis 70 pluss ja sealt edasi. Loomulikult linnas sõites tasub alati jälgida seda, et kas pikirööpad, mis on autoratta jälgedest maha jäänud, et need on vett täis. Valige, ärge sõitke seal vees. Pange ennast paremini paiknege nii-öelda sõiduraja keskel ilusti, eks ju, et ei pea otseselt seal nii-öelda lausveeses sõitma. Ja sama on siis veeloikudega, et kui ikkagi on suured veeloigud tekkinud, siis üks asi on see, et alati ma pean mõtlema, et huvitav, kas seal on nagu auk all, teine asi seal võib ka mingi löökauk olla, eks ju, et minge sinna veeloiku alati hästi rahulikult sisse. Jube lahe on muide suurde veeloiku sõita tsikliga hooga sisse. Laev, vett lendab, jumala pull. Aga seal on ohud päris suured. Üks asi on see, et saapad saavad kohe ülimärjaks, peaks jalad hullult üles tõstma või kuhugi ära peitma. Ja teine asi on see, et tänapäeva tsiklitel on ka see, et vähe sellest, et ta lööb vee 2 lehte sulle, ta lööb selle vee siit vahelt sisse ka. Ja olenevalt nüüd rattast võib see põhjustada väga palju probleeme, eks ju, mingisugused asjad saavad seal märjaks teil ja lihtsalt ratas võib kohe hetkega tõrkuda teil lihtsalt nii-öelda surebki välja sinna keset veeloiku. Nii et selles mõttes ei tasu siis kunagi suure hooga sinna veeloiku sõita. Samamoodi, kui on nüüd linnas on niisugune vett on nii palju, et laussadu vesi voolab mööda tänavaid, siis üks asi, mida võiks ju ka jälle jälgida, et kui teil ei ole kilepappusid, et siis on see, et kui ma ristmikul seisma ja ärge pange jalga võib-olla veeloiku, et sätige, pigem pange ratas veeloiku, aga vaadake, et te jala saate kuiva osa peale panna. Aga tavaliselt on tuhka see, et ega sa vihmaga ei jõua seda väga jälgida. Nii et iseenesest tegelikult ei olegi selle vihmaga sõites midagi hullu, katsuge üle olla oma psühholoogilistest hirmudest, eks, ja muidugi mis asi veel on nende vihmaga sõites on siis tihtilugu, kui me loeme psühholoogilistest hirmudest, räägitakse meile igasugustest 2 asjast. Valge teekatte märgis ja kanalisatsiooniluugid. Võtame see esimese kanalisatsiooniluugid, et kui kanalisatsiooniluugid on 50 senti laiad, eks ju, kui ma pean pidurdama ja see mul otse ette jääb, siis kui mu esiratas satub ka sellele kanalisatsiooniluugile, mis on metallist, märg, vett peal, siis loomulikult võib tekkida seal kerge esirattablokk. Kui mu sõiduasend on paigas, pilk on paigas, siis see kerge väike blokk ei mõjuta sind. Aga selleks peab olema sõiduasend paigas. Kui sa siin laiali oled, siis sa juba kukudki. See ongi loogiline. Ja loomulikult, kui on niisugune asi, et sa tõesti kardad neid, et sa ei ole julgenud ise katsetada, kas see asi töötab või ei tööta, siis katsu neid vältida. Kerge põike liigutus, mine mööda, kõik see on okei, eks ju.
teekatte märgistus, valge teekatte märgistus, jälle loed foorumeid, öeldakse, et muutub vihmaga väga libedaks. Noh, me näeme seda ka videos, et kuidas õpilased suudavad keerata kõiki pöördeid teekatte märgistuse pealt, mitte midagi ei juhtu. Sest meie liikumiskiirus vihmaga niikuinii ei ole nii kiire kui kuivaga. Kui sa pöörde peal ei lase ratast niimoodi kaldu, hoiata natuke rohkem püstiselt, istutad raskuse rohkem ülevalt alla, siis ei juhtu mitte midagi. Et kõik on sõidetav. Et ärge kaartke seda, vaid pange oma sõiduasendid paika, mõelge läbi, kuidas te pöörate, millises asendis ratas on, millist pöördel, millist elemente ma kasutan ja te suudate sõita ka vihmaga väga ilusti ja turvaliselt. Nii nagu ma ütlesin, et vesiliud, siuksed tõsisemad vesiliud hakkavad tekkima kiirused 70 kilomeetrit tunnis ja pluss sealt, eks ju. Ja maantee peal ongi nüüd alati see asi, et te olete võib-olla ise ka tähele pannud, et kui kuiva ilmaga tsiklid sõidavad autodest, siis üks, et kui paduvihma hakkab sadama, siis on vastumehe, tsiklid on vaiksed, autod lähevad, eks ju. Ja see ongi okei, muide. Selles suhtes, et maantee peal on kindlasti sama asi, mida vältige, et on autoratastest on tekkinud, autoratastesse tekivad need veerööpad, et vältige nendest sõitmist, pange oma paiknemine siis jällegi võimalikult kuiva osa peale ja et vältida maanteekiirustega vesiliugu, seal on ainult üks asi. Seal on ainult üks asi, mis aitab. Lase kiirus alla. Sõida sellise kiirusega, et sa tunned ise, et see asi on turvaline sinu jaoks. Teinekord ongi näiteks, kui on nagu tõsine padusadu, siis võib-olla ongi see mõistlik, et lase kiirus sinna 80 ja allapoole seda veel isegi. Et sa tunneks ennast turvaliselt. Ja võib-olla siis ongi see, et mitte ära paikne siis ka sõiduraja keskel, eks ju, sõiduraja kese on kuiv, siin on auto parem rattajalg, siin on ka vasak rattajalg, mis on vett täis, võib-olla võta siia paremast rattajaljest siia paremale poole, eks ju. Et seda peab nagu igaüks ise vaatama, kuidas te seal maantee peal tunnetate ja kus on teie jaoks mugav sõita ja milline on see nii-öelda mugav sõidukiirus, et te tunneksite ennast ise hästi seal. Et sõitke ohutult, sõitke turvaliselt ja jälgige ohutust eelkõige. Siis ongi juba kõik okei.